Igaüks teab kedagi, kes on töötu ja kuulnud lugusid, kuidas töö leidmine tundub üllatavalt raske. Numbrite järgi ei tohiks Eestis töötusega suurt mure küll olla, aga meie tänane lugu näitab, et isegi kui kõik õigesti teha, ei pääse tööle ei ühes ega teises kohas. Ja nii korduvalt ja korduvalt. Meie loo peategelane Sille Kadri on tänaseks töötu olnud 10 kuud ja kandideerinud mitmekümnele kohale. Eeldused tööle paistavad tal kõik olevat. Milles siis ometi asi on? Mul oli eraelust kriis, ma kavatsen oma ema enda sünnipäeval ja ma tegin enda jaoks valed valikud, et otsustasin, et ma ei võta aega maha, vaid ma panen täiskohaga tööl edasi, tegelen oma perekondlike asjadega edasi, aga kahjuks lõpuks ma põlesin täiesti läbi. Ma esimest korda pidin, mul ei olnud valikut, ma lihtsalt pidin töölt eemal olema. Läbipõlemine võib ligi hiilida ootamatult ja tabada meist igaüht. Trend ainaga tõuseb ja seetõttu võttis juba ainuüksi haiguslehe mullu üle 500 inimese. Enamasti naised ja vanuses 30–39 aastat. Teatud sooritusvajadus on sõltuvust tekitav ja tehakse endale liiga, et terve kollektiiv näeb, et tal on vaja aeg maha võtta ja sa pead jõuga saatma nii-öelda ära, et seda tegelikult mõistetakse ja sa tuled tagasi, sa oled jälle väärtuslik kollektiivi liige. Aga Sille seis oli nii halb, et ta tegi eelmise tööga täielikult lõpparve ja otsustas, et otsib hiljem endal uue koha. Töövõimetus tähendas aga seniselt sissetulekult suurt kukkumist, umbes 700 eurole igas kuus. Mis su toonane ootus oli tulevikule? No ma ikkagi ei ole realistlik inimene, ma teadsin, et kindlasti ma aasta aega päris nüüd tööturult eemal olla ei saa, sest et ma olen kursis Eesti sotsiaaltoetustega, et ma tean, et ühel hetkel hakkab see rahaline surve peale tulema ja lihtsalt ma tõesti arvanud, et see niivõrd keeruline on, et see võtab nii palju aega. Kui toetused aitavad arveid maksta, siis sellistest luksustest nagu Netflix ja juuksur pidi Sille juba ammu loobuma. Ongi sellist ajad on hetkel, et ma olen 10 kuud olnud töötus, on väga pikk aeg ja jah. Pealt näha pole ju midagi näha, et tegelikult see on ikkagi päris raske etapp elust. See on olnud raske sellega toime tulla. Inimesed on empaatilised, nad on mõistnud, et mul ongi raske ja küsinud ka, kas sul on tugivõrgustik. Inimesed, et jah, et mul sõbrad on küll süüa ostnud siin ja nii, aga see ei ole ka ju tegelikult lahendus lõpuks. Et ma ikkagi... Nii, et sõbrad on süüa ostnud sulle? No ja, sest mul lihtsalt mul ongi rahad niimoodi otsas juba, et ma enam vahepeal ei saanud endale süüa osta. Kas Sille oskas sellist elu ette aimata, olgugi, et sõbrad teda töölt lahkuma julgustasid? Ma mõtlesin küll, et see nüüd nii kaua ka ei võta, et kui ma vaikselt sügisel hakkasin, et tööpakkumisi ka oli, käisin vestlustel ja olingi, et okei, mul on veel aega, et ma veel saan hakkama, et ei ole päris kriis endal ei ole majas või et nälg ei ole majas, et pole hullu. Aga lõpuks, kui juba jaanuar, veebruar, märtsi, juba kevad, nüüd on aprill, siis oli küll juba hakkas täitsa nagu hirm, et aga mis nüüd saab, et ma olengi käinud nii palju vestluste, nii mitme voore läbinud. Politoloogia ja kommunikatsiooni taustaga Sille on kandideerinud tänaseks enam kui 30 töökohale, aga 10 kandideerijate seas on valituks osutunud ikka keegi teine. Jah, mul on magister, mul on soovitajad, mul on töökogemust. Kõik tundub, et sul on olemas, kõik eeldused. Mul ongi olemas. Tegelikult ega neid tööpakkumisi nüüd jalaga segada ka ei ole ja väga palju on tugevad kandidaat igal pool. Ehk siis enamik kohad, kui ma kandideerinud olen, on üle 100 kandidaadi olnud. Et seega, ma arvan küll, et tööturg on kreenis just tööandja poole. Praegu tööandjal on kindlasti lihtsam nagu valida, sest inimestel on kandidaat on, et ei ole seda probleemi, et keegi kandideeriks ja on väga häid kandidaate, kelle vahel valida. Tööandjate keskliidu juht aga väidab täpselt vastupidist. Tegelikult tööhõive on jätkuvalt Eesti üks ajaloo kõrgemaid, tööpuudus püsib väike. Aga kokkuvõttes ütleksite teie, et pigem on tööturg hetkel siis töötajate poole kaldu? Tööturg on töötajate poole kaldu. Aga värskest CV-portaali uuringust selgus, et 91% töötajatest ja tööotsijaist peab uue töö leidmist keeruliseks. Selle uuringu tulemusi kinnitab ka värbamisekspert Angelika Ruubel. Kas teie kõrvu on ka jõudnud neid jutte, et praegusel ajal on inimestel kuidagi huvitavalt raske tööle saada? Jah, paraku see oli aasta aega tagasi, see on ka täna niimoodi. Kui ei mängi kokku see kõik omavahel? Aga samas kogu tööpuudus on meil ikkagi selline natukene üle 6%, et seda on ikkagi üsna vähe. See, et Sutter räägib heast tööturuseisust ja Sille keerulisest, ilmestab tänast olukorda väga hästi. Tööd jagub kindlatel ametitel.
näiteks täna on puudu pea 1400 oskus- ja käsitöölisest, aga kontoritöötajatele jagub vaid üle 100 töökoha. Pärast arvamusartiklit ja internetipostitusi on Sillele kirjutanud ka väga paljud teised tööotsijad. Tegelikult on küll seda tunnet, et ma olen paljudega samas paadis ja mitte ainult kommunikatsioonispetsialistidega, vaid ka IT-s on päris palju erinevaid eksperte ka, kes on pikemat aega olnud, kas neid koondati kusagil suurettevõtetest ja siiani ei leia tööd ja ei teagi nagu, et mis nüüd edasi saab. Selge on see, et mõnel erialal on meil harituid tööturu jaoks natukene võib-olla liiga palju ja on siis erialad, kus on kõvasti puudus. Ja mis erialad need on, kus meil on liiga palju inimesi praegu? Eks nad kipuvad olema natukene sellised pehmemad erialad. Meie ikkagi näeme seda, et kes ikka vähegi tahavad tööd teha, ikkagi töö leiavad ka. Töötuse numbritesse on väga kerge ära eksida. Töötukassa juhatuse liige Brit Rammul selgitab, et pingelised ajad on tööturul olnud tegelikult juba paar aastat. Kui me vaatame, et Töötukassas on täna 44 000 töötut ehk keskmiselt ühele vabale töökohale kandideerib 8 tööotsijat. Kas see tähendab natuke seda, et ärevatel aegadel siis tööturg kuidagi jääb talve unne, selles mõttes, et töötajad ei vaheta ega tööandjad ei värba, et kas me olemegi praegu selles hetkes? Ma arvan, et see on päris hea võrdlus ja see hetk võib-olla ei ole mitte nüüd ja praegu, vaid ütleme pigem juba viimased mitu aastat on olnud selline äraootav, et mida stabiilsem on majandus, seda suurem on nii-öelda tööotsijate käive ehk et liigutakse töölt tööle varmamalt ja tehakse ka neid värbamisotsuseid. Aga tööandjate nägemuses on töö leidmisega siiski paremad lood. Väga palju inimesi esimese 6 kuu jooksul ikkagi leiavad töö. Nüüd see, et kõik ei saa võib-olla LHV-sse või Teliasse tööle, kes on see tuntud ja ialdusväärsed tööandjad Eestis, et see vastab tõele. Ja võib-olla ei saa ka kohe oma sellisele ideaaltöökohale tööle, aga tegelikult töö saab ja tegelikult peab ka mõtlema niimoodi, et jah, ma praegu töötan siin, ma vaatan edasi selle töö kõrvalt, et äkki siis ühel hetkel ma saan ka sinna ettevõttesse selle töö peale, mida ma just väga olen tahtnud, et kõik ei pea korraga juhtuma. Mulle öeldi ka, et aga mis sa pirtsutad, et mine kuhugi kulleriks või teenindajaks ja sul on magister, mine õpetajaks. Sille sai aru, et sissetulekuks on vaja kas või ajutist tööd, aga seegi osutus arvatust keerulisemaks. Ma ise kandideerisin ka vahepeal nõudepesijaks ja ma ei saanud, mis oli jaoks ka, et okei, aga ma olen võimeline tegema seda tööd, et ma usun, et ma saaks hakkama, aga nemad pigem vaatavad, et ma olen ülekvalifitseeritud, nad ei taha, et ma läheksin magistrikraadiga nõusid pesema, kuigi praegu ma olin võimeline, ma ütlesin, ma olen valmis, et pole hullu, et teen ära. Ja siis mul ongi, et natuke raske on sellega, et ma ei teagi, mis ma nüüd siis teen täpsemalt. Lõpuks õnnestus Sillel siiski kohviku teenindajana tööle saada. OSKA raport prognoosib järgmiseks 10 aastaks enim töökohti info- ja sidealal. Muidugi oodatakse pealekasvuna väga ka õpetajaid, insenere ja arste. Oleks Sillel selline eriala, poleks ehk muret. Mu eriala on tegelikult politoloogia, mis selle ampluaa on üsna lai, et see kommunikatsioon oli see, mis ma õpingute aeg enda jaoks avastasin. No tagantjärele, kas sa oleksid endale selle eriala valinud? Et ma absoluutselt oleksin valinud sama eriala, sest et see on see, milles ma olen hea. Ka värbamiseksperdini on jõudnud palju selliseid tööotsijaid, kellel diplom on, aga tööd mitte. Neid juhtumeid on päris palju, kus need inimesed tulevad niimoodi, kes on ülekvalifitseeritud, nad on tõesti hädas, sest nad ei saa mitte kuskile, aga üldjuhul me ikkagi konsulteerime neid, et just võib-olla vaatame enda CV üle ja küsimegi, et kuidas nad on siiani käinud näiteks vestlustel ja siis püüdnud võib-olla isegi neid aidata selle koha pealt. Aga on ka inimesi, kes ütlevad seda konkreetselt välja, et nad tulevad ka ajutiselt tööle, et see on ka väga teretulnud. See on teretulnud? No selles mõttes, et see on teretulnud nende inimeste poolt, nad ütlevad ausalt välja selle, et siis me teame ka sellega arvestada. See ei ole su unistuste töö, sa ei jääks teenindusse pikaks ajaks? Ei, ma muidugi jääks. Seega jah, kui ma nüüd olengi kandideerinud ettekandjaks, siis ega nad teavad väga hästi, et kui mul tuleb parem pakkumine, siis ma olen kohe läinud ja see nausi, ma ei hakka seda varjama ka. 10. kuud erialast tööd otsiv Sille jätkab kohviku töö kõrvalt kandideerimisega. Ta on kandideerinud mitmekümnele ametikohale, teinud isiksuse teste, turundusplaane, filminud ennast rääkimas.
no kõigepealt sa saadad ära oma dokumendid, siis ootad, siis saad järgmisesse vooru, käid vestlusel, siis on kodune töö, teed selle kodutöö ära, siis jälle ootad, siis käid jälle vestlusel, siis jälle ootad, aga üldiselt mul nende kodutöödega on hästi läinud, et pigem seal viimases voorus, kui on jäänud viimased kandidaadid, siis ma olen nagu välja langenud. Et need on nagu mitu vooru ja siis pärast, kui oled 4 või 5 vooru läbinud ja saad selle vastuse meili teel, et ikkagi valitsusasutus keegi teine, siis on üsna nüri tunne küll, jah. Ka CV.ee uuringus kurtis pea 40% vastanutest, et värbamisprotsess on liiga aeglane. Tõesti palju tehakse ja täna erinevaid teste, eks ju, tehakse igasuguseid proovitöid, väga mahulisi proovitöid, proovipäevasid tehakse ka inimestele, ja ikkagi töö lõpuks ei võeta, eks, et kas seda kõik on vaja? Mina arvan, et seda tegelikult kõike vaja ei ole, et siin peab olema ikkagist ka inimlikkust ja tegelikult hea värbaja, personalijuht, ta tegelikult tunneb ära vestlusel, et kas see inimene on sobiv või mitte, eks, et kui ta on selle vestluse piisavalt hästi läbi viinud, et kui palju mängib rolli see, et värbajale lihtsalt, ma ei tea, meeldib kandidaadi kleit või midagi sellist. Ja see on, kusjuures et tegelikult see on, tehakse ju väga palju järeldusi ka sellest, et võib-olla kandidaat tuleb, ta on kellegi moodi näiteks, et see on nagu nii lai maailm, et mille järgi neid järeldusi tehakse. Jah, aga isegi kui sellele kohale kandideerib 10 tublit inimest, siis 9 pead sa ikkagi ei ütlema, et nii täpselt on. Et seda probleemi, et jätkuvalt endasse uskuda, mine koju peegli ette, vaata, tegelikult ma olen tubli ja kirjutan uue taotluse. Täpselt nii see käib, et ei ole mõtet mitte kuidagi nagu minna ja hakata ennast haletsema. Ehk ühelt poolt me julgustame teineteist aega maha võtma, aga Sille looga tekib mõte, et töös tasub igal juhul 10 küünega kinni hoida. Mõnes mõttes see praegu annab signaali, et pigem siis jääda ikkagi halvale tööle edasi igaks juhuks, sest et sa ei tea, kas sa saad veel tööle hiljem. Sellist järeldust ma võib-olla ei tahaks kaasa noogutada, et jällegi iga inimene oma valikutes on vaba ja tasub kindlasti ringi tööturul vaadata ja siis, kui sa juba otsust teha, et kas ma nüüd vahetan valdkonda, kas ma liigun uude kohta, siis kindlasti peab läbi kaalutletud ja tasub hoida ka mingid variandid B ja C alati kuklas. Olukord sunnib peeglisse vaatama ja küsima, kas valisin oma eriala ikka õigesti või kus minu oskusi veel võiks vaja minna. Oleme hetkes, kus häid töötajaid on väga palju ja valida nende vahel aina raskem. Ja lõpuks võib tööandja teha valiku millegi sellise pinnalt, mille peale ise eal ei tulekski. Kõigile, kes täna tööd otsivad, soovime ikka edukat jahti.